3 minutit lisaaega, palun. Jah, huvitav on vaadata. See seaduseelnõu on menetletud nii keeruliseks, et isegi osad Riigikogu liikmed ei saa täpselt aru, mida selle seadusega tahetakse muuta. Arutelu teemaks on siin lehepuhurid ja juba suitsetamine ja siis prügiautod, aga see tegelikult ei puuduta absoluutselt mitte karvavõrdki seda eelnõud. Eelnõu puudutab seda, mis on seotud planeeringutega. Ja see planeeringute osa on ilusti-kenasti kirjas ka siin selles eelnõus. Nii et natukene on meie Riigikogu liikmed siin segadus saetud sellega. Aga tegelikult puudutab see seadus seda kõige suuremat valupunkti, milleks on siis tuugenite ehk tuuleparkide ehitus. Vot see on selle seaduse eesmärk. Ja miks pärast seda tehakse? Ilmselgelt kohalike omavalitsuse vastaseisu tõttu, kes ei soovi neid monstrumeid ega sealt tekitavat kahjulikku saasteainet oma maa peale saada. Ja selles mõttes on ametnikud väga raskes seisus praegu. Kas eile või üleeile toimus Tartus tuuleenergia temaatiline konverents, kus põhilisteks esindajateks olid siis ametkondade esindajad, kes tegutsevad siis arendajate huvides. Ja eriti määrib äravärkimist siis ka Keskkonnaametniku Kaili Viilma antud sõnum inimestele, kes seda vaatasid ja ka hiljem läbi video vaatasid. Kaili Viilma, tsitaat: "Katsume sellest punnseisust ikka kuidagi üle saada. Me ei tea veel, kuidas kohalikke omavalitsuse murda, aga tuulepargid pole ainus teema, kus me neid murdma peame. Me murrame neid ka märgalade taastamisel, mõne kaitseala moodustamisel. Ja nüüd põhiline, me oleme kiskjateks loodud." Tuleb välja, et meie keskkonnaametnikud ja üleüldse ametnikud selle sõnavõtu põhjal on kiskjad Eesti rahva jaoks. Paar sõna ka sellest, milles on probleem. Atmosfääriõhu kaitse seadus reguleerib ära välisõhus leviva müra normtasemeid. Ja kui seni oli kohustatud, et planeeringust huvitatud isik tagab, et müra sihtväärtust ei ületata, siis see muudetakse nüüd kehtetuks. Ja asemele tuleb seesama küsimus, mida ma küsisin ka ettekandjalt, et mis asi on see ülekaalukas huvi, siis ettekandja ei osanud sellele küsimusele vastata ja ei osanud ka põhjendada, miks seda seadusesse pole kirja pandud, vaid ütles, et see tuleb läbi kohtupraktika. Aga milles on asjaolu, mis on see murdepunkt ja eriti ohtlik Eesti rahvale, kes on vastu tegelikult tuuleparkide ehitusele? Küsimus on selles, mis on seaduse muudatuses sees. Planeeringu koostamise korraldaja võib müra sihtväärtuse asemel lähtuda müra piirväärtusest. Väga peenike sõnade mäng, aga ma ei hakka seda praegu lahkama. Juhul, kui müra tekitava ehitise ehitamiseks esineb ülekaalukas avalik huvi. Ja vaat selle ülekaaluka avaliku huvi osas ei tulnud mingit vastust praegu. Ehk siis on seadusest välja visatud see, et suurimat lubatud mürataset ei tohi ületada, et müra sihtväärtust ei ületata. See on nüüd muutunud kehtetuks ja selle asemel piisab sellest, kui on olemas ülekaalukas avalik huvi. Ehk siis mõõtühik, kes
toome selle tuuleparkide näite. Mis on see ülekaalukas huvi, avalik huvi? Mis on see lihtsalt avalik huvi? Ja mis on siis näiteks ka suur avalik huvi? Neid mõõtühikud meil ei ole. Ehk siis seadusesse on jäetud meelega auk sisse, et kes hakkavad protestima, peavad minema kohtusse. Me ei tohi sellist praaki siin teha, sest kohtunikud on öelnud korduvalt juba, me toodame praaki. Ja seda viimane kord öeldi siin esmaspäeval minu meelest, kus kohtunik ütles, et mikspärast peame meie hakkama välja mõtlema neid norme ja vaevama sellega oma pead. See on Riigikogu teie töö. Ja siin on selles osas tõsine auk sees. Aga ma tulen tagasi selle kiskjate jutu juurde. Tegelikult Keskkonnaametniku Kaili Viilma sõnavõtust nähtub, et kuna nemad on kiskjad, siis Eesti rahvas on ohver. Aga kui hunte on metsas liiga palju, siis võetakse püss ja lastakse need võsavillemid maha selleks, et nad ei võtaks võimust. Minu küsimus on, kuidas reguleerida ametnikke selliselt, et nad ei julgeks tavainimestele kallale tulla? Püssi võtmist ma ei soovita. Aga kui ametnikud ütlevad, et on kiskjad, siis võib muutuda kahjuks olukord selliseks, et Eesti rahvas võib muutuda jahimeesteks. Aga seaduse juurde tagasi tulles, see seadus on poolik. See seadus ei võimalda täpseid regulatsiooni ja selle nii-öelda kohtupraktika kohaldamine on lihtsalt vastutustundetu. Aitäh!